tervist! Täna mõtlesin, et räägiksin siis natuke lähemalt oma uuest põllukast ja alustame kohe sellest, mis masinaga on tegu ja mis mootoriga see pill on. Nagu näha, siis tegemist on ikkagist vana aja Sigulliga, täpsemalt siis 0,7-ga. Mootor on tal siis 1,5 liitrine ja 57 kilovatti. Lähme vaatame kohe selle tagaosa üle, et mis siin taga toimub. Taga, nagu näha, tummine kärbukonks, sumpats ei ole siia minu pandud, arvatavasti eelmise omaniku poolt. Ja kui me siin taga juba oleme, siis vaataks ka selle pagassi üle, et mis siin toimub. Pagassis ega siin midagi erilist ei ole, et imekombel on polstrid alles ja arvatavasti ka need lähevad üks hetk välja, kuna põllukas võiks ikkagi kerge olla, et saaks normaalselt külge eest sõita, vaata. Siis vaatame ka selle salongi üle, et mis siin salongis toimub. Salongis ega siin midagi erilist ei ole, et suhteliselt tavaline tuuningute poolest, mis on teinud, siia olen paar kleepsu, lõhnakuused ja siis käigugangi nupp. Siis siin ukse ääres kindlasti paljud märkavad, et midagi on puudu. Et sellega on nüüd siuke teema, et terve see akna trossisüsteem lendas mul siin üks päev laiali ja siis ma otsustasin, ma võtan selle terve trossisüsteemi välja ja nükkavad aknad nii, et tõmbad käega ülesse, puuklots vahele ja timm. Siis siin taga, nagu ma ütlesin, suht tavaline, et käetugi, tuhatoos, mida siin küljes enam muidugi ei ole, siis uksepolster suhteliselt läbi. Siis lähme vaatame ka selle kapoti alus üle. Kapoti all siis, nagu ma ütlesin, 1,5 liitrit ja 57 kilovatti. Paar päeva tagasi sai talle siis väike hooldus tehtud, õlid vahetatud, küünlad vahetatud, kõik filtrid vahetatud ja isegi kenekarihm vahetatud. Ja kui me hakkame neid vigasi siin lugema, siis põhiviga, mis tal on see, et kenekas ei lae. Et saaks selle korda, siis saaks nagu normaalse autoga sõita, et ei pea muretsema, et sul lambist auto ära sureb kuskile tee äärde või midagi, vaata. Et siia sõites siis sai ka mersu akku siia peale visatud, et kuna õige aku oli nii tühjaks saanud, et see auto ei tahtnud käimagi sellega minna, eks ole, siis kindlasti paljud mõtlevad nüüd, et mis mesast saab. Mesaga on nüüd siuke lugu, et mesa täitsa sõidab ja ilmselt ma sõidan taga nii kaua, kuni ta enam üldse ei sõida. Kuna mesad on siuksed suhteliselt pommikindlad masinad, siis arvatavasti see niipea ei juhtu, et ta laiali lendab, et mesast tuleb ka kindlasti contenti. Siis arvatavasti plaanis oleks talvelgi selle autoga kindlasti mõned videod teha, kui jõuab muidugi. Ja ega siin väga midagi rohkem ei olegi, et kindlasti teeks ka väikse proovisõidu, et siis te ikkagist näete, et ma ei ole seda autot siia köie otsast tõmbanud. Aga davai siis, näeme siis proovisõidul.